Liisa, teeme kiire testi, kui hästi sina tunned AI-d ära. No teeme. Siin on esimene pilt. Mis sa arvad? Ma arvan, et see ei ole AI. Vale vastus. Meri ja taevas on kuidagi väga sinised. Samas äkki see on lihtsalt mingi edititud. Oota, tal on mingi varvas veits. Mis tal varva peal on? Okei, see on AI. Vale vastus. See on päris. Mida asju? Mis ta varvastega toimub siis? Järgmine. AI. Õige vastus. Ma ei tea. See on päris. Õige. See on päris, ma arvan. See on vale vastus. Okei, mida iganes. Ja see on kõik. Päevad, mil me suutsime AI-d lihtsasti ära tunda, on möödunud ning AI on muutunud ohtlikuks. AI on tegelikult väga hea tööriist ka. Lisaks sellele, et ta teeb kõik su kodutööd ära, saad sa tema käest küsida absoluutselt kõige kohta. Ta jagab sulle informatsiooni täpselt nii lihtsas keeles, kui sa ise seda palud. Aga jah, AI muutub probleemseks siis, kui sellega hakatakse manipuleerima, inimesi petma või siis inimeste privaatsust rikkuma. Tõsi, see AI suudab meiega nii kergelt manipuleerida. No kujuta ette, et sa näed videot poliitikust ütlemas midagi täiesti skandaalset, aga tegelikult seda ei ole juhtunud. Seda nimetatakse deepfake'iks. Elisa, kas sa teadsid, et AI-ga tehtud valeinfo levik on maailmas aina kasvavam probleem? Jaa, AI poolt saadud informatsioon tuleb alati üle kontrollida. AI räägib tegelikult päris rumalat juttu vahepeal ka. Kui sa küsid ta käest küsimuse, millele ta vastust ei tea, siis ta paneb sulle mingi täiesti suvalise vastuse sinna. Aga jah, kriitiline mõtlemine on üks kõige olulisemaid punkte tehisintellekti juures. Me ei saa tänapäeval uskuda tegelikult väga mitte midagi, mida me internetist näeme, kuuleme, loeme. Info üleküllustab tegelikult väga keeruliseks tõe ja vale eristamise. No ma arvan, et tegelikult selle AI tuvastamisega see ei ole nii keeruline, kui sa tead nippe ja trikke, kuidas seda ära tuvastada. Näiteks AI eksib väikeste detailidega. Sõrmed, varbad, hambad, erinevad rõngad, mis inimestel küljes on, ka erinevate varjude ja taustadega. Samuti, kui pilt tundub liiga täiuslik, süke ideaalne, kus kõik on paigas, inimene näeb väga ilus välja, siis tõenäoliselt on see AI töö. Samuti on võimalik tuvastada ka AI poolt jäljendatud häält, kuid see on natuke keerulisem. Nimelt, AI räägib enamasti samatooniliselt. Ta räägib kas liiga vaikselt või liiga valjult. Samas, kui inimene räägib, siis ta muudab enda hääle tooni, olenevalt siis rõhkudest, pausidest, hingamisest. AI on väga tugev tööriist, mis võib tuua väga palju kasu, aga samas võib tekitada ka väga palju kahju. Me ei saa enam vältida AI-d, aga me saame seda õppida paremini ära tundma.